tere! Rõõm teid kõiki siin näha, vähemalt 12 on näha. Täna me sellega ei kiusa, et olge head, pange kõik kaamerad sisse, sest et suuresti saab siin olema minu ja minu kaaslaste etteaste. Igal juhul on teid seal täna vist 15. Sellesse programmi me üle 15 võtta ei tahakski ja 5 tükki on juba kirjas. Nii et tehke omad järeldused, ainult varased jõuavad ja mahuvad. Küll on teie hulgas ka vist 2 või 3 sellist, kes on ennast juba kindlasti kirja pannud, aga siiski on kuulamas siin, et kuidas see asi välja hakkab nägema. Ja nüüd ma juba võikski näidata oma slaide, ehk et mis see plaan on selle, meil on umbes siis tund aega ja võib-olla isegi nii kaua ei lähe. Plaan on selline, et ma räägin sellest programmist, nendest moodulitest ja meetoditest ja kuidas see kõik olema hakkab, sest see kindlasti on oluline. Siis meil on 2 väga ägedat külalist siin, kes on ainult väga väike näidis sellest, millise tasemega lektorid meil selles programmis on. Ja siis on lõpus veel selline 10 minutit küsimusi-vastuseid ja see kõik võiks siis tunni aega valmis saada. Ma ise arvasin, et finantsjuht on üldiselt üsna kiire ja pisi inimene ja respekteerikski teie aega, et teeks selle pigem siis hästi kiiresti ära kõik. Aga samas ikkagi põhjalikult ja hästi. Ja me oleme siin siis 3-kesi, pärast te näete neid teisi inimesi ka, nad on päriselt siin, võib-olla näete juba praegu. Ja nendest ma vist räägin hiljem veel ja nad räägivad ise ka endast. Mõnel on siin rinna peale kirjutatud Aurora ehk et uusim ükssarvik. Aaret teavad ka kindlasti kõik ja mina olen siis selle programmi juht ja iseendast ma ütleksin paar asja, et olen lõpetanud TalTechi. Minu finantsjuhtimisega peamine kokkupuude või kõige võib-olla mõjuvam kokkupuude oli see periood, kui ma olin Amseri finantsdirektor 5 aastat ja olen Amseriga seotud tänaseni. See on väga-väga tore kamp, kellega seotud olla. Ja sellest Amserist te saate kuulama nii mõnedki lood, sest et Amser oli sellise hea suurusega Eesti omanikega ettevõtte, kus sai järgi proovitud siis kõik maailma parimad, aga paljud maailma parimad finantsjuhtimise praktikad ja sai ka teada, et mis siis töötab Eestis ja mis ei tööta, nii et neid lugusid te saate kuulma. Enne Amseri ma olin samuti finantsjuht, aga pärast Amseri juhtus siis nii, et sattusin tagasi Telemasse ja ajutiselt läksin sinna tegevjuhiks, kuni me leiame siis päris tegevjuhi ja mõned ajutised asjad kipuvad siis venima natuke pikemaks, nii et olen tänaseni seal tegevjuht. Ja tõesti seda programmi olen teinud alates aastast 2000 ehk siis 22 aastat. Küll on sellega see lugu, et see käib meil üle 2 aasta, nii et päris 22 lendu siin ei ole, on vist 11 lendu on tänaseks, siis teie olete 11. lend või saate olema. Ja siis on mingid logod, välismaal käisime, logodest nii palju siis, et siin on Ohio State, kus ma siis tegin oma magistrikraadi aastat ja Bentley, kus me käisime Aare Tammemäega koos, et Eesti on selline, nagu ta on ja Amseri logo tuli ka suure viibimisega. Telema logo on selline ja EBS-i logo selline. Ja teist, kes teist saab, kui te tulete siia? Millisesse kampa te satute? Et 128 väga toredat inimest on selle programmi juba lõpetanud. Teie olete 11. lennus ja et kes meil siin käinud on? Et on käinud enamasti finantsjuhid ja finantsdirektorid. Nii et kui teie ametinimetus on selline, siis te sobite siia hästi. On ka pearaamatupidajaid, rohkem selliseid, kes siis võib-olla tahaksid liikuda finantsjuhi poole, aga ka selliseid, kes on pearaamatupidamisega täiesti rahul. On juhte, on konsultante, kontrollereid ja isegi tõesti vist üks personalijuht. Aga üleüldiselt ikkagi see programm on pigem selline, ta ei ole kindlasti mingi sisenemistaseme finantsjuhtimise õpe, et ta ikkagi eeldab seda, et te teate finantsjuhtimisest päris palju. Ehk
ka need juhid, tegevjuhid, kes on käinud, et nemad on siis olnud väga süvendatud finantsjuhtimise huviga ja ka võib-olla taustaga. Ja siis ettevõtted on väga erinevad, on 200 000 käibega ettevõtteid, on 250 miljonilise käibega ettevõtteid, nii et siin on tõesti seinast seina ja kuigi võiks arvata, et kui teie tulete ettevõttest, kus on ma ei tea, 100 inimest ja 50 miljonit käivet, et siis teil on kõige rohkem õppida teisest sarnasest, aga mis minu kogemus on see, et tegelikult nendest äärmustest on ka päris palju lahedat õppida, et kui meil oli siin paar aastat tagasi oli üks perefirma, killustikufirma, ma ei tea, 4 töötajaga ja teiselt poolt oli siis Eesti Raudteed ja kui nad siis võrdlesid oma ettevõtete finantsjuhtimise organisatsioone või praktikaid, siis oli mõlemal midagi õppida. Ja töötajaid siis tõesti 2400-ni ja selline, et väga siis selline varieeruv kamp ja kui vanasti isegi võiks öelda, olid rohkem sellised tavaettevõtted, et sellised keskmised ja suuremad ja võib-olla traditsioonilistes tööstusharudes, siis just eelmine lend oli mul 3 startupi või isegi rohkem, ehk et ta on läinud sinna, et just viimasel ajal on selle vastu tulnud siis rohkem huvi, küll pean ma juba etteruttavalt ja võib-olla Anneli jõuab ka seda mainida, et ega tegelikult selle startupi finantsjuhi töö on ikkagi suhteliselt teistsugune, rõhuasetused on mujal, aga midagi on siit kindlasti ikkagi, et see peaks olema siis juba startup, mis hakkab stabiliseeruma, et päris alguse startupi finantsjuhil see ei ole see koht, et pigem siis ikkagi selline juba pikalt tegutsenud juba olemasolevate protsessidega, mida tahetakse parandada, on võib-olla see päris fookus sellel asjal. Ja lihtsalt täna kirjutasin siia veel üles, et sellise huvitava ääremärkusena, et meil on siis selle programmi viilislastest on siis kas saanud aasta mõjukamaks finantsjuhiks või olnud siis seal finaalis näiteks sellised inimesed, aga ma jõudnud oma inventuuriga lõpuni, ma arvan, neid on äkki veel. Igal juhul väga, väga uhke kamp. Nii, ja programmi eesmärgid, mulle tegelikult öeldi, et küllap te olete lugenud läbi EBS-i veebilehekülje ja ju te teate enam-vähem, kuhu te nüüd kaalute tulemist, aga siiski. Et pigem siis, mida ma juba ütlesin, et mitte nagu õppida, vaid pigem täiendada ja kinnistada seda juba, mis te teate, seda võib-olla mingisugusesse raamistikku loogilisse seada ja teistelt õppida selle juurde me jõuame. Jõuame ka selle juurde, et igas moodulis on siis ikkagi ka seda teooria osa natukene ja kindlasti on seal see osa, et okei, teooria ütleb nii, aga et kas see nüüd siis päriselt on ka nagu rakendatav ja kuidas ja eriti Eestis. Ja tõepoolest siis mitte ainult finantsjuhtimisest, vaid kindlasti ka juhtimisest, sest finantsjuht, kas äkki siin oligi Anneli viimane hüüdlause, et finantsjuht tule rohkem eesliinile, et loomulikult, et need finantsjuhid, kes sellel kursusel on kindlasti tegevjuhi parem käsi, kui mitte juba seal teevadki tegevjuhi eest asju ära, ehk ja süstematiseerida ka veel neid teadmisi. Äkki mul on see järgmine pilt, see on, ma näitan teile üle järgmise pildi kõigepealt, vot see. Ehk, et selline piltiga seesama jutt, et kui nüüd finantsspetsialistil on väga palju erialaseid oskusid vaja, ehk et tema nagu kompetentsid võiksidki kõik olla finantsjuhtimise alased. Ja siis ütleme, et on asi, mida veel on vaja inimeste suhete juhtimist ka sellel finantsspetsialistil, sest mitte midagi ei saa teha ainult erialaste teadmistega ja oskustega. Ja lisaks siis sealt edasi võib-olla on juba selline visioon ja strateegia ja kommunikatsioon laiemalt ja et meie oleme siin oma programmiga siis siin keskel kuskil. Et tõepoolest, et kui te arvate, et tulete 9 kuud ja saate teada nagu ainult erialast, siis kindlasti mitte. Et jah, selline, kui ma siit nagu visuaalselt proovin seda, et võib-olla selline 1/3 ja vähem on siis seda finantsjuhtimise väga spetsiifilist asja. Me räägime inimeste suhete juhtimisest, muudatuste juhtimisest, kuidas need parendusprojektid ellu viia. Ja tõepoolest kuni selleni välja, et tõenäoliselt see finantsjuht, kes siin programmis on kindlasti juba juhatuse tasemel strateegiat loomas ja seal tõsiselt kaasa rääkimas. Ja siis selles programmi reklaammaterjalis, mida te tõenäoliselt olete lugenud või näinud kusagil, on siis see lause, et parimad praktikad finantsjuhtimises ja see on üks äge teema ja valdkond, et
et iga-aastaselt siis uuritakse, et mida teevad need ettevõtted, kes juhivad oma finantse väga hästi, mida nad teevad teisiti kui keskmised ettevõtted. Ja siis siin on üks Pricewaterhouse'i siis järeldus või tulemus, et need, kes siis on need tipptegijad, et need osakonnad siis, neil on lihtsalt rohkem aega, et analüüsida, kui koguda andmeid, et ikkagi täna ka veel ja tegelikult täna, kui ma siia jalutasin, meie tegeleme ka Telemas ikkagi, natukene selline kingsepp pole king, et me oma ärianalüütika juurutasime siin alles paar aastat tagasi ja täna tegelikult, kui ma tahan nagu oma klientide ja kohta mingisuguseid andmeid saada, siis ma pean ikkagi päris palju vaeva nägema, ehk ma kulutan aega lihtsalt andmete kogumisele ja võib-olla nende, ma ei tea, klaarimisele. Aga selle asemel, et selle peale aega kulutada, on nendel parematel ettevõtetel tööriistad olemas, ammu juba need töötavad ja nad saavad päriselt nagu analüüsida, mitte koguda andmeid ja öelda, et jälle siin on mingi andmeallikas on vale või et kuidagi puudu või midagi sellist. Ehk meil on aega päriselt analüüsida ja teha paremaid otsuseid. Ja siis on huvitav see, et nendes osakondades makstakse inimestele rohkem palka ja lausa veerandi võrra rohkem palka kui siis keskmistes ettevõtetes ja samal ajal selle kõrgema palgaga on ikkagi selle nagu osakonna kulu kogu ettevõttele on rohkem kui kolmandiku võrra siis soodsam. Ehk et tehakse väiksemate kuludega, paremate palkadega, paremat tööd. Minu arust väga kiht eesmärk, kuhu ka ise püüelda. Ehk et see kokkuvõtteliselt, et nad on kulusäästlikumad ja nad on tõhusamad samal ajal ja aitavad paremini siis ettevõttele õigeid otsuseid teha. Teine siis väga kiire sellest, me saame seda kõike siis pikemalt käsitlema valdkondade kaupa, et sellest samast Price'i või võib-olla ka mõnest teisest uuringust tuli siis näiteks selline ka kokkuvõte, et ega need finantsjuhtimise valdkonnad üldiselt seal on palju automatiseerimise potentsiaali. Seal on kindlasti asju, mida saab teha lihtsalt paremini, sa ei pea isegi automatiseerima, sa lihtsalt jätad mingid rumalad tegevused tegemata, teed efektiivsemalt. Ja see on siis kokkuvõte selles, et millistes valdkondades on rohkem võimalik kokku hoida. Ehk et seda tuleb lugeda nii, et keskmised ettevõtted teevad 50% kehvemini näiteks müügiarvete väljastust, nad teevad 45% kehvemini juhtimisaruandlust kui need tipptegijad. Ja ehk et seal on siis seda parandusruumi tõenäoliselt kõige rohkem, versus siis näiteks, et maksuplaneerimises, siseauditis ja protsessi juhtimises, mis on seal päris all, et seal tõenäoliselt ei ole võimalik nii palju võita. Ja sellest me saame ka rääkida, et võiks parandada valdkondi, kus on palju võita ja mis ei ole nii suure pingutusega. Ehk et see pingutuse ja mõju suhe on oluline. Ja te saate tegelikult oma ettevõtte kohta seda siis ka kaardistama, et esiteks, kus te olete vastu parimat praktikat, ehk et kui parimad ettevõtted teevad nii, kuidas teie teete ja kas te tahaksite teha ka paremini ja kui raske või keeruline on teha paremini, kui kallis see on, et hakata tegema paremini. Ja kui te panete need kuidagi ilusasti suhtesse, siis te saategi endale tegevusplaani. Nii et seda kõike väga põnevat asja me saame käsitlema. Ja need moodulid jällegi, mida te tõenäoliselt juba teate, neid on siis kokku 9 ja hakkabki pihta sellest üldjuhtimisest ehk finantsjuht kui äripartner, sellest ma paar sõna rääkisin. Siis ma nüüd paar lendu tagasi tegin täiesti ringi selle programmi, et see automatiseerimine on nüüd see kõige kuumem ja ägedam teema loomulikult ja et räägime selle kohe alguses ära. Siis räägime juhtimisarvestusest, planeerimisest, võtmemõõdikutest ja ärianalüütikal on terve omaette moodul. Räägime käibekapitali juhtimisest, räägime ja alles 6.-7. moodulis jõuame siis täiesti sellise finantsjuhtimise klassikani ehk et investeeringute hindamine ja nende finantseerimine. Ja lõpetamaseks räägime ettevõtte väärtusest ja kõige viimaseks võtame selle kõik kokku, aga ma räägingi paari sõnaga igast moodulist ka lähemalt. Suur pilt on see, et septembrist maini, 9 moodulit, 2 päeva, loengud praktikud, 3 olulist osa, kõigepealt siis see klassikaline teooria, meeldetuletuseks, sest enamus meist on juba mõnda aega tööl olnud ja võib-olla hakkab ununema see, mis ülikoolis on õpitud, aga ka, et mis on seal muutunud. Me teeme päris palju ka Harvardi case ja muid
selliseid ägedamaid ja huvitavamaid case'e, mis on sellised igihaljad, ma ütleks. Ja päris kindlasti iga teema juures räägime, et aga mis see siis Eestis tähendab. Sest päris mitmed ikkagi USA või mis iganes teooriad ja teemad ja praktikad siiski kindlasti üksüheselt üle võtta ei ole mõtet. Nii, ja need paar märksõna iga mooduli juures. Esimene siis moodul septembris, mina, Mart Mägi ja Ürjö ja tutvume üksteisega, tutvume selle programmiga, teeme väga kihvti koostöö simulatsiooni, räägime ärimudeli lõuendist, seda tuleb tegema Ürjö ja räägime üle selle sama finantsjuhtimise parima praktika ning juba saate siis kätte täpsema selle nagu kogu kursuse sellise, võiks öelda kodutöö, ehk et teie enda ettevõttele tekib siis mingisugune tegevusplaan sellest, kuidas te viite selle järgmisele tasandile. See on siis nüüd ellujäämise simulatsioon, millest te hakkate osalema kohe septembris. Ja see on ärimudeli lõuend. Ja need on need asjad, millest ma just rääkisin. Teises moodulis räägime robotitest ja see näiteks on Robin. Tema on üks väga tore robot ja tuleb meile rääkima, enam ei ole ITL-i juht, aga no Ivo Suursoo Columbusest ja siis, eks ole, Anneli Aljas, kes on meil siin ka täna ja räägime parimast praktikast automatiseerimises, räägime ostuarvetest, kulujaotusest, räägime müügiarvetest ehk et nendest just valdkondadest, kui te mäletate, mis olid seal üleval otsas, kus on kõige rohkem automatiseerida ja raiskamist vähendada. Räägime eelarvestamise aruandlusest ja siis Anneli räägibki meile Mark IT-st, Boltist ja tõenäoliselt äkki juba natukene ka Aurorast, aga ehk temal on siis päris palju erinevaid lugusid, kus jällegi ongi, et olenevalt siis ettevõtte iseloomust ja valdkonnast sa peadki, kuskil sa ei saa üks-ühelt kellegilt üle võtta, sa peadki kohandama. Nii et kuni selleni, et tal alati meeldis öelda, et tema arvates on väga rumal panna kuu kiiresti kinni, aga siis viimastel kordadel ta juba hakkas kaaluma, et võib-olla võib seda kuu sulgemise teemat ikkagi kaaluda, aga nüüd ta on jälle Auroras ja ma arvan, et see jälle läks sinna, kus ta läks. Aga jaa, väga põnevad esinejad, väga põnev moodul. Aruandluse planeerimine, mingis mõttes nagu natukene nagu igav, aga hädavajalik, kõik me peame seda tegema. Ja siis see igavene eelarvestamise teema, et kusjuures nüüd, vanasti mõtlesin kohe, ma ei tea mitte kedagi, kes teaks kedagi, kellel oleks eelarve mujal kui Excelis. Aga nüüd ma juba paari inimest tean, kellel on mujal kui Excelis. Ja need paar inimest me üritame siis ka võib-olla endale rääkima leida. Viktor räägib niisama väga huvitavalt. Vahel tasub ka selline, ta natuke filosofeerib, et kuidas üleüldse eelarvestatakse planeerida ja miks seda kõike teha. Vabandust. Ja tegelikult selle mooduli algusest te juba esitlete üksteisele oma ettevõtte finantsosakonna siis hetkeseisu. Ehk et selleks ajaks te olete läbi töötanud mingid materjalid, te olete ära hinnanud iseenda olukorra vastu parimat praktikat ja öelnud, et okei, me oleme siin, ma ei tea, 3 peal, me tahaks olla 10 peal või vastupidi, me oleme igal pool 9 peal ja meil polegi vaja areneda või kuidas iganes see on, räägite üksteisele kohutavalt huvitav, saame teada, millised teie ettevõtted on, mis on seal väljakutsed, mis on teie plaanid. Eelarvestamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, see on juba mulle ka rohkem südamelähedane. Eelarvestamine on nagu natuke igav, aga vajalik. KPI-d ja tulemuslikkus väga põnev. Sellest saame rääkima. Teeme ühe kaasuse siis ühest ettevõttest, kes käib läbi sellise arengu. Tal on nagu 6 etappi, kus tal on vaja täiesti erinevaid tulemusmõõdikuid ja igas etapis selgub, et eelmise etapi KPI-d tekitasid ainult jama ja kuidas ta siis peab kohanema ja mis sellest kõigest saab. Jällegi väga, väga huvitav kaasus. 4. moodul siis ärianalüütikast ehk nendest BI igasugustest tööriistadest, tõelised kurud ja karismaatilised esinejad nagu Andres Kukk ja Indrek Saul ja faktidele põhinevast juhtimisest räägime klientide ja müügianalüüsist, ristmüügi võimalustest, kaduvate klientide ennetamisest ja nii edasi. Räägime sellest, mida teised on teinud ja kuidas seda siis oma ettevõttes kas kasutusele võtta või paremaks teha. Et kui eelnevatel aastatel oli see pigem nii, et enamusel ei olnud, aga kõik unistasid, siis nüüd viimastes lendudes pigem nagu enamusel võib-olla on olemas.
aga unistavad ikka kõik, et see oleks veelgi parem ja kõike hõlvavam. Nii et õppida on siin alati üksteiselt palju, kuni selline, et kui keegi on just juurutanud, siis saabki teada, et kes su tugi oli ja kuidas läks ja eriti on hea, kui on keegi juurutanud nagu halvasti, siis on sellest midagi õppida, et mida mitte teha, kui see oma ettevõttes kasutusele võtta. Ja Andres Kukke teeb veel koha peal, siis ongi elamusõppe, et saategi mingid need portaali, siis, kus te peategi siis otsima vastuseid küsimustele, suvalistele küsimustele, mis tekivad, ehk et selle asemel siin taustal on siis see, et parim praktika aruandlus ei ole mitte see, et sa paned oma kuu 5. ja 10. kuupäevaks kokku ja siis trükid paksu paki värilisi pabereid ja viid need juhtkonnale, vaid et sul on ikkagi 24/7 on sul põhimõtteliselt kõik andmed olemas ja juhtkonna koosolekul ka sul ei ole mitte värvilised paberid või värvilised PDF-id või mingi slideshow, vaid et nii kui mõnel juhil küsimus tekib, siis võetakse otse lahti see portaal ja minnakse siis nende andmete sisse ja taha ja mis iganes lõikes sul parasjagu vaja vaadata. Ehk et sa ka juhtkonna koosolekul võiksid rännata andmetes, mitte mingeid staatilisi raporteid vaadata. Ehk jällegi üks minu lemmikteemasid, aga kogu see programm on muidugi minu lemmikteemal. Nii, käibekapitali juhtimine, siin me minutis näeme jällegi ei näe hetkel Anneli nime, aga peaksime nägema. Ehk Jari, Hele, Kaur ja Anneli räägivad siis käibekapitalist ja Amseri ja Enixi kõrval tõenäoliselt on Mark Ites oli sul, eks ole, väga hea käibekapitali lugu. Ja siin me siis tõesti teeme veel tarneahela seda maailmakuulsat õllemängu, mis kõlab just nii, nagu ta kõlab. Auhinnaks on kast õlut. Ja tarneahela rahandusest räägime ka, mis on üks ehk siis finantseerimisest tarneahela lülide üleselt, kuidas tarneahela nõrgemad lülid võtavad tarneahela tugevate lülide raha hinna endale, juhul kui selline programm on loodud. Jällegi midagi, mis mõnele teist on väga aktuaalne, mõnele teist võib-olla vähem aktuaalne, aga enamusele vähemalt põnev kuulata. Ja Tell muidugi siis maailmakuulsa käibekapitali juhtimise kaasusena Harvardist kõigepealt ja siis õllemäng järgmiseks, mis on füüsiline ka väga tore. Ja hakkamegi jõudma siis sinna, oleme juba kevadesse jõudnud, Aare siis ja Viktor ja Paavo tulevad, räägivad meile finantsekspertidena igasugustest tarkadest värkidest, mis on alati olnud väga populaarne ja huvitav, kellel siis isiklikust perspektiivist. Võib-olla mingis mõttes on isegi isiklikult huvitav, sest vähesed ettevõtted teevad finantsinvesteeringuid, aga kõik, mis siit edasi läheb juba nagu reaalinvesteeringute ja projektide hindamine, rahavood, NPV-d ja kõik muu. Räägime sellest, mis on väga praktiline ka ettevõtetele loomulikult, et kust saada raha ja kust saada raha tuleb, saame teada siis sellest järgmises moodulis, kus Tartu Ülikoolist tuleb selle valdkonna kõige targem akadeemik Eestis meile seda rääkima ja jällegi on, kas tõesti on Aare igal pool, Aare on jällegi siis kohal ja räägib ka finantseerimisest, aga muidugi arvestades sellega, et ta töötab investeerimispangas, siis võib-olla on tal mingi väike huvi sellest ka rääkida ja mitte ainult huvi, vaid ka sügavad ja laiad teadmised. Räägime siis kapitali hinnast ja struktuurist, elutsükli ülesest finantseerimisest ja tegelikult ka finantseerimise alati, mis on olnud väga huvitav, ehk et siis hetketulu olukorrast. Ja selle mooduli teise päeva siis pärastlõuna on üleni pühendatud sellele, et nüüdseks te olete siis valmis teinud oma tegevusplaanid oma ettevõtte jaoks. Ehk et kui te sügisel nii-öelda näitate seda oma kaardistust, et kus te olete vastu parimat praktikat, siis kevadeks on teil tekkinud plaan, et mis järjekorras te mida hakkate tegema, sest te olete ära hinnanud selle sama mõju ja pingutuse suhte. Ja te olete teada saanud, mida üldse kõike võiks teha. Nii et te olete valmis mingisuguseks tegevusplaaniks. Ja Sealed Air on muidugi väga klassikaline kapitalimaksumuse kaasus, mida me ka lahendame. Ja Sealed Air teeb siis mullikilet, teate küll, neid on tore plaksutada. Ja kõige viimane või siis eelviimane moodul, eelviimane teoreetiline moodul on see, et me räägime ettevõtte väärtusest ja me räägime läbirääkimisoskustest ja nüüd läbirääkimise oskuste peale on terve päev
ja see ei ole finantsjuhtimise erialane oskus, aga seda on teil vaja kogu aeg, iga päev kodus, tööl, puhkehetkel on teil vaja läbi rääkida, nii et mina isiklikult osalen alati sellel läbirääkimiste koolituse päeval, sest ikka kipub ununema ja alati on vaja. Nii et üks päev siis ettevõtte hindamise peale ja teine siis läbirääkimiste peale. Ettevõtte väärtuse päeval räägime nii-öelda jällegi siis sellest üldisest teooriast ja mis Eestis on nagu teema, et meil nagu väga tore, et börsiettevõtte hind on tema turuväärtus, aga neid väga palju Eestis just pole. Et mida teha siis nende ettevõtetega, kes ei ole börsil, kuidas neid hinnata ja veelgi enam, kuidas Eesti ettevõtteid hinnata. Siit lähete siis relvastatuna veelgi täiendatud teadmistega sellest, kuidas seda teha ja relvi teil on vaja, nii ettevõtte väärtuse hindamise relvi kui ka läbirääkimisoskusi. Sellepärast, et viimases moodulis panete kõik seni õpitu kokku, jagunete 2 meeskonnaks ja hakkate läbi rääkima ettevõtte ostu-müügi teemal. Ja see on siis päris jällegi loo põhjal see vist, ma hakkasin praegu mõtlema, kas on Harvardi case, aga võib-olla ta on selle teise ülikooli case, aga igal juhul jällegi siis Lääne MBA klassikaline M&A kaasus, hästi paks ja põhjalik. 2 rühma saavad siis erinevad materjalid, nii nagu on ka päriselus, et ettevõtetel on erinev info. Te valmistute väga põhjalikult kodus selleks asjaks ja te tulete kohale, te olete ülikonnas ja te püüate enda ettevõttele siis võimalikult head tingimused välja kaubelda vastaspoolelt. Ja see on nagu ülilahe asi. Ja see kestab siis 2 päeva, see on kindlasti kuskil metsas nii-öelda ja see saab olema selle programmi tõeline highlight. Legendaarne DC kaasus, aga jääb meil aega ka siis kogu selle kursuse kokkuvõtmiseks. Ja paar sõna veel enne, kui me lähme siin külalistega vestluse juurde, on siis see, et mis see peamine eesmärk on, et meie ümber on palju infot, väga palju infot ja kuidas aru saada, et mis sealt nagu oluline on, et võib-olla need tööriistad ja need harjutused, mis me teeme, aitavad seda, et te suudate neid probleeme nagu paremini tuvastada, sest et ravima peab ikka õigeid haigusi. Ehk et ka oma ettevõttes siis, et mis siis tegelikult on oluline. Ja kui mingi probleem on väga suur, et neid äkki teha väiksemateks, alustada kuskilt. Ja jah, tõesti need tööriistad ja teooriad, et need ei anna teile nagu kõiki vastuseid, aga need on teile just nimelt siis tööriistadeks, et kui tuleb sobiv probleem, äkki sobib seda riista kasutada. Ja ikkagi ta on selline juhtimiskallakuga, et päris kindlasti sellise juhtkonna tasemel mõtteviisi edendamist, et kuidas see kõik omavahel seotud on. Et ta ei ole finants või mingi raamatupidamisalane või finantsjuhtimisalane. Ta on ikkagi selline järgmise taseme programm. Ja kuna need on eesmärgid, siis on meetodid ka mitte sellised, täna ma nüüd olen tõesti pea 30 minutit teile lihtsalt rääkinud, aga sellist hetke saab olema suht vähe, et ikkagi väga interaktiivne, unustage ära, et te saate teha tööd näiteks loengu ajal natukenegi ei saa, aga kohvipausi ajal saate ja lõuna ajal põhimõtteliselt ka saate. Ehk te olete kogu aeg tegelikult kaasatud ühte teistpidi, et kas need siis on mingisugused simulatsioonid, mängud, kaasused, te peate tiimis midagi lahendama, te saate vaielda, ma luban, ma väga loodan, et te tahate vaielda, siis on palju huvitavam. Ja ma väga loodan, et selle kõige käigus siis tekib selline avastamine ja avastamisrõõm ka, et tõesti ma oma olemasolevatele teadmistele saan mingisuguse uue mõõtme. Siis vahepeal praktilise märkusena, et sellel kursusel on ka nii-öelda kursuse raamatud, aga see ei ole hetkel väga oluline. Te saate selle presentatsiooni, kes vähegi tahab endale meili peale, küsige EBS-ist ja te saate need raamatud juba ette ära osta, kui teil neid veel ei ole. Kursuse tööst 2 sõna, ehk juba rääkisin natuke, et saate siis kaardistama oma praeguse seisukorra, kus te olete, kus te tahaks olla. Te hindate ära, et seda ma ka rääkisin, eks, et mis on see pingutus, mis on see mõju. Ja see aitabki teil teha see tegelikult järjekorrad, mis järjekorras nende asjade kallale minna, et mõni asi on võib-olla
väga suure mõjuga, aga väga kulukas, väga aeganõudev. Mõni teine asi võib-olla ei ole nii suure mõjuga, aga teda saab kergesti ära teha. Tee ta siis ära, nopi need madalal rippuvad viljad. Ja selle tulemuseks te saate päriselt siis selle programmi jooksul tegevuskava. Ja näiteks siis, kui Anneli siin käis, siis sellist nii ägedat asja üldse polnud. Aga nüüd on, et eks see programm on ikkagi natukene või päris palju arenenud nende aastate jooksul, et te lähete siit väga praktilise asjaga minema. Ja kui teil pole oma ettevõtet, siis meil on vahest ka olnud mõni inimene, kes on ettevõtete vahel, siis tee sõbra ettevõttele. Aga see on pigem erand, et ei ole ettevõtet. Ja mis meenutab mulle ka seda, et sellel programmil on raha tagasi garantii, et kui te ei suurenda oma ettevõtte väärtust vähemalt kursuse maksumuse võrra, siis te saate raha tagasi. Ma võiks peaaegu seda duubeldada, et kui te ei suurenda oma ettevõtte väärtust vähemalt 2-kordse selle kursuse maksumuse võrra, siis võite oma raha tagasi saada. Aga kindlasti suurendate. Kui just ei ole väga-väga väike ettevõte, aga väga väikseid ettevõtteid meil siia ikkagi reeglina ei satu, nii et raha tagasi garantiiga. Igal juhul te saate oma ettevõtte väärtust kasvatada nende teadmiste oskustega. Traditsioonid on meil siis jõuluõhtusöök, Pärnus moodul, viimane moodul metsas. Tegime seda päris mitmeid aastaid koos Executive MBA-ga, purjetame Tallinna lahel ja siis on tegelikult see 128 inimest, keda ma mainisin, et nendest on siis mingi selline natukene võib-olla varjusurmas seltskond, kes tahaksid nagu üksteisega rohkem suhelda ja räägivad sellest vahel, kui nad üksteisega kokku saavad, et kus peaks kokku tulema ja kus oleks rääkimist. Ehk on olnud aastaid, kus nad on aktiivsemad olnud ja siis on mõned aastaid, kus vaiksemad, aga põhimõtteliselt need 128 inimest ja nende kontaktid saavad siis olema kättesaadavad. Tiimitööd, kusjuures vasakul on siis, ma arvan, et aastast 2000 ja laua otsas on Mart Mägi ja see on märgiline päev, sest et sel päeval mina kohtusin Mart Mägi esimest korda, aga nüüd siis täna, eks ole, kus ta on Omniva juht ja teeme koos EBS-is, ta on Telemanu, elu on viinud mind kokku selle programmi jooksul päris paljude toredate inimestega ja tõesti mitte ainult lektoritest, vaid ka osalejatest on saanud nagu paljudest, kas nüüd sõbrad, aga igal juhul head tuttavad kogu eluks on, et see on nagu kindlasti üks suuremaid asju, mis siin on. See on see väga kihvt tarneahela mäng, väliõppe, läbirääkimised metsas. Alumniga käisime viimati ja selline suur kamp siis sai meid kokku, me läksime eelmisel päeval ja tegime mingi eraldi sessiooni ja see kõik oli väga tore, aga see oli juba mõni aeg tagasi. Ja lõpuüritus siis vasakul jällegi on üsna vanaks, see on Anneli, kas sina lausa seal peale, eks? No mõtlesin, miks mul see pilt just on, et see on üsna vana pilt ja parempoolne on siis selle suvine, või tähendab siis eelmise suvine lõpetamisüritus, et ikka sama traditsioonid, küll vist paat oli seekord teine, aga sama lugu. Ja viimane asi, mida ma tahan öelda enne, kui ma annan sõna siin ka Aarele, et kõrgetasemel õpikeskus kaaslased õpib sama palju kui lektoritelt, et see on minu siis eesmärk olnud, et okei, ma olen kogun kokku jube kihvtid lektorid, et tõesti, ma arvan, et üheski programmis Eestis kunagi ei ole nii palju toredaid ja ägedaid lektoreid kui siin. Aga lisaks on hästi suur osa selle programmi õnnestumisest ka sellest, et kes selles grupis on. Ja mida ma olen juba öelnud, et erialased kontaktid ja sõbrad ka pikaks ajaks peale programmi. See 225 aastat on siis selline arvutus, et kui meid on 15 ja ma üle 15 ei tahaks, 16 võib ka tulla äärmisel juhul, aga rohkem siis läheb juba laadaks, et meil on ikkagi mõnus intensiivne asi siin. 225 aastat on, et kui meid on 15 ja meil keskmiselt on 15 aastat erialast kogemust, et siis on sel hetkel igal hetkel ruumis vähemalt 225 aastat tarkust ja kogemust. Ja see eesmärk on seda tarkust ja kogemust üksteisega jagada. Ja see on alati väga mõjus, et vahest on see, et jälle veel kord, et ma siin nüüd juba 36 minutit räägin üksi. Et ma ei räägi 36 minutit üksi või väga harva siis edaspidi, sest ma usun selles, et see 225 aastat tuleb hoopiski kuidagi esile tuua. Et see on siis rohkem minu roll. Ja viimane siis reklaamslaid on selline, et alustame 13. september ja see, et ainult teile, ainult täna või tegelikult siis kuni 31. maini on see varase registreerija soodustus, mis on 500 €. Ja seda kõik, kogu seda administratiivset poolt siis
EBS-i väga tubli tiim korraldab. Siis on see, kohe saate küsimuste juurde minna. Ei, ikkagi ennem on vist Aare ja Anneli ja siis on küsimused, nii et võib-olla ma annangi siis sõna Aarele, kes pealegi lihtsalt infoks peab minema ära mingi hetk, ärge siis tema peale pahandage. Nii et kui sa, Aare, siis kõigepealt lihtsalt mõne sõnaga kommenteeriks oma kogemust selle programmiga. Mul on hea ja halb uudis. Nii. Et halb uudis on see, et seda paari sõnaga kommenteerida ei saa. Hea uudis on, et ma kommenteeriks, et absoluutselt super programm, et ma mõtlen oma karjääri algusele 90ndate keskel, et kui mul oleks see võimalus midagi sellist teha, no ma ei tea, kas ma siis oleks nagu oluliselt targemad otsused teinud, no ilmselt ikkagi oleks, aga tollel hetkel oligi puudust just neid samadest mentoritest, teistest kaaslastest, ma ei tea, sama valdkonna professionaalidest, eks, et see on kõik see, mida tegelikult te saate siit, et ma läheneks ka sellele programmile niimoodi, et hästi praktilise suunitlusega, hästi interaktiivne. Ja kusjuures, kui te mõtlete, et kõik vastused on ju mul endal olemas või ma olen ju kõike juba õppinud, et ja vahel ka kogenud, siis vahel pööratakse see kõik nagu pea peale, et mis on ka nagu päris põnev vaadata, kuidas vahel tõepoolest on juhtunud ka see, et kogenud finantsjuhid, nii-öelda tundub, et peaksid siis kõike väga hästi valdama, siiski avastavad jälle uusi tahke ja uusi nurki ja seda kõike me saame siis teha. Aga paar näidet lihtsalt, et mina keskendun rohkem nagu sellisele ettevõtte väärtuse hindamisele ja kapitali kaasamisele, et siis näiteks kapitali kaasamise nagu valdkonnast, et mõtled jällegi, et mis siin ikka nagu, et pangad on olemas, eks, et jällegi, et üldine teadmine, kui on vaja raha, siis võtan omanikult või pangalt, eks. Et kõik on hästi Eestis. No ei ole, kui sa vaatad pangandust, siis ka siin on toimunud tegelikult olulised muudatused. Väiksemad Eesti pangad, LHV Coop, eks ju, Bigbank ja nii edasi, Inbank kõik on tegelikult selles mõttes tulnud ja teinud nagu midagi jällegi uut, eks, ja turgu natuke pööranud. Jälle hea uudis. Aga mis on tegelikult täiesti ju avastamata maa veel on kapitaliturud ja sellest ma siis võib-olla natuke räägin rohkem. Et jällegi, et kui me mõtleme praegu sellel ajal, nagu me siin elame, et ma ei tea, post-covid, eks ju, sõda ja nii edasi, siis äkki on nagu toimunud nagu ka siin mingisugused muudatused trendides, et käibekapitali teema on nagu hästi oluliseks muutunud paljude ettevõtete jaoks, et kus ma siis hangin materjali või kuidas ma seda ostma pean, et kui võimalik, ma ostaks kõik endale ladu ju pole enam, või ladusid enam pole, eks ju, et kus on just in time, eks ju, siis, et mis siis sellest on saanud, eks. Et ja täna on näiteks EBRD ja Nordic Investment Bank propageerivad kommertspabereid näiteks suurtele ettevõtetele, mida varasemalt ja nemad oleks siis ankurinvestoriteks valmis siis pakkuma suurematele Eesti ettevõtetele näiteks, millest jällegi, et kommertspaberid, kas me oleme midagi sellest kuulnud, mäletame sellest midagi, eks, et sellist turgu ju eksisteeri, aga täna on olemas või vähemalt soovitakse seda tekitada, nii et jällegi, need asjad on väga muutumises või ettevõtte väärtuse hindamisest on ka hea näide, et tüüpiliselt ikkagi aastaid juba nagu käime, räägime sellest, et mis siis ettevõtte väärtuse kordajateks võiksid olla, et kordaja siis EBITDA-sse, et täpsemaks ei lähe hetkel, 4, 6, 7, et kuidagi nagu asi hakkas muutuma juba nagu väga rutiiniks. Täna absoluutselt see ei ole enam niimoodi, eks ju, meil on tõesti startup ettevõtted, unicorn ettevõtted, nende valuatsioonid on täiesti teistsugused. Täna on ettevõtted mingites huvitavates sektorites, on ta siis taastuvenergiad, ma ei tea, biokeemia või midagi sellist, kus need kordajad on, ma ei tea, 20 või midagi hoopis müstilist, et see kõik on nagu muutunud väga kiiresti. Nii et see programm kindlasti annab ka nagu võimalust hoida sidet reaalse maailmaga ja äkki ka midagi siis tõepoolest uut leida ja saada. Ma küsin ainult selle, sest ma tean, et sa varsti peadki lippama, aga jäi vahele see, et kes sa oled ja kust sa tuled ja kas sa oled ka äkki ise finantsjuht olnud? Ja tõepoolest olen olnud, jah. Olen olnud ja seda rasket ametit pidanud, tõepoolest on raske amet ja respekt kõigile, kes seda teevad, et nagu Ele õieti ütles, et finantsjuht on nagu ka nagu mõnes mõttes sa defineerid selle ameti ise.
et kes sa siis oled, eks, et oled sa siis nii-öelda natuke juhi suunitlusega või oled sa siis rohkem, ma ei tea, kontrolleri suunitlusega või et sul võib olla hästi palju tööriistu, eks ju, nii-öelda, aga sa ei kasuta kõiki võib-olla või noh, vähemalt siis nagu sarnasel määral, nii et on hästi raske ja keeruline amet, ma arvan. Ja noh, see roll on kindlasti väga suur ja oluline. Jah, ma olen olnud finantsjuht siis Tallinna Sadamas, Argo Varas, need on võib-olla ka suuremad ettevõtted, kus siis nagu peamiselt seda ametit pidasin ja noh, siis rohkem nagu siis finantseerimisega tegelenud pangas ehk siis Nordea pangas ja nüüd siis oma ettevõtte juba 14 aasta läheb Redgate Capitalis, nii et peamiselt siis jah, kõikvõimalike ettevõtete finantseerimistega tegelenud, et seetõttu noh, mingi kogemus on olemas, ma ei tea, kas just nagu alati relevantne, aga anname kõike seda loomulikult edasi, mis tuleb. Aga kas, ma nüüd igaks juhuks küsin suurema lootuseta, kas keegi tahab just Aarelt midagi küsida? Ja kui te tahate midagi Aarelt küsida, siis just nüüd on teil võimalus ja siis targemad ütlevad, et 10 sekundit peab ootama, kuni inimesed mõtlevad, et kas nad tahavad just Aarelt midagi küsida. Aga no kui tore, meil on näod ka. Ma loodan, et tegelikult olid võib-olla kogu aeg näod. Meie näeme neid iseenda nägusid ka. Keegi ei ole avamas oma mikrofoni, nii et aitäh Aarele, laseme Aare tähtsaid asju ajama. Ja näeme. Just, näeme. Küll mitte kõiki teist, sest kõik te ei mahu. Aga neid, kes on kiiremad, neid näeme. Ja Anneli siis äkki? Tere siis minu poolt ka ja ma ei ole mitte ainult alumni, vaid ma olen ka õppejõud, nagu ma hästi aru sain. Aga mina olen siis olnud finantsjuht 25 pluss aastat, nagu kuskil alles hiljuti kirjas oli. Mind on kõige rohkem mõjutanud 2 ettevõtet, Mark IT ja Bolt. Viimane pikem töökoht oli siis tõesti Boltis 4,5 aastat. Bolti ajaloos on see väga pikk aeg. Ja selle aja jooksul sai läbi käidud nagu kõikvõimalik sihukene Ameerika raudtee, et kui ma olin töötaja number 78 ja kui ma ära tulin, oli umbes 3000. Kui me alustasime, oli ettevõtteid umbes 3 riigis ja 1 tegevussuund. Siis kui ma ära tulin, siis 45 pluss maad ja tootesuundi ja 3 suurt ja see jagunes veel omakorda. Marketis ka me tegime, ma arvan, et selle aja kohta üsnagi edevat süsteemi, me automatiseerisime nii palju kui võimalik, seetõttu ongi, mul on nagu palju näiteid Marketi suunas ja siis ka Boltist. Selle aasta algusest läksin ma siis tööle Aurorasse, et aitäh, et sa tegid nagu juba eelnevalt nagu selle sissejuhatuse ära, et unicorn, et veel ei ole unicorn. aga sinna suunas me kindlasti läheme. Me küll saime alles hiljuti hakkama suure teoga. Eesti üks suurimatest A-raundidest rahatõstmine toimus ära ja kindlasti on põhjust olla uhke ja õnnelik selle üle. Millest räägin? Räägin sellest, mida Ele ütleb, et peab rääkima. Sellepärast, et kuna kogemust on oma jagu, siis eks mul neid värvikaid näiteid on väga palju. Ja mina toongi just sellist praktilist nägemust sellesse programmi. Elega me alati armastame alati vaielda. Ükstapuha on see siis sellest, mis kuupäevaks või mis kellaks tuleb panna aasta kokku või kuu kokku. Ja ka teinekord võideldes ütleme sellise ökoloogilise jalajäljega lähme koos autoga kas või Pärnu finantskonverentsile omal ajal ja vaidleme selle üle, kas teatud majandustarkvara on hea või mitte. Et selles mõttes Elet on alati hea, tore challenge ida. Ja kui ma nüüd vaatasin seda programmi sisu, siis ma arvan, et finantsjuhina me kõik oleme erinevate ettevõtte kasvufaasides. Me vajame erinevaid nagu neid töövahendeid. Ja ma natuke vaidlen ka sellele vastu, ma nagu alati vaidlen jällele vastu, see on täitsa tavaline. Et ei tasu öelda, et see ei ole startupi jaoks. Startup tegelikult kasutab väga, oleneb nagu startupist, et liiga väike on selline, et ta lihtsalt ei olegi finantsjuhti tavaliselt. Või vähemalt see finantsjuht on väga siis nagu raamatupidamise suunitlusega, aga neid töövahendeid on alati vaja. Ja kui ma nüüd nagu täna vaatasin programmi nagu värske pilguga, et pärast seda, kui ma nagu Aurorasse tulin, siis pole teatud vahendeid või neid asju nagu kasutanud pikka aega, tegelikult tuleks isegi kuulama. Ma ootan seda, et keegi tuleks uuesti, sellepärast, et tegelikult on see programm muutunud ja veel kord, et kuna me õpime nii palju ülejäänud osalejatelt ja kuna osalejad on iga kord uued,
siis selles mõttes see oleks tõesti väga huvitav, kui keegi eriti sealt mingist ammusematest lendudest tulekski uuesti, on ju. Et ma arvan, et peaaegu, et võib hakatagi käima. Ei, alati on hea kuulata tarku inimesi ja tõesti omavahel kogemuste jagamine, et meie lend oli küll see, kes väga pikalt nagu omavahel kokku sai, ka pärast seda, et nüüd on natuke vaiksemaks jäänud, aga me kindlasti peame üksteisel pilku peal. Samas on ka näiteks sellest viimasest lennust väga toredad, mõned inimesed on minuga tagantjärgi ühendust võtnud, et ma olen öelnud ka, et kui ma saan kas või aidata teid kuskile maailma minna, siis minuga võib ühendust võtta ja ma võin kontakte jagada, sellepärast et Boltis tõesti 45 maad. Auroras tänaseks on juba 14, nii et seda kogemust on omajagu kogunenud. Ja ma arvan, et on tore, on kasulik, õppige üksteiselt, õppige helelt ja kuulake naljakaid lugusid elust enesest. Aitäh, ma vist sinult ei ole vaja küsida, et kes sa oled ja kus sa tuled, siis seda sa rääkisid, et sul on need suuremad ja Anneli on selles mõttes tõesti ta ei ole veel tegevjuhiks hakanud ehk et selles mõttes, et hästi paljud ka meie muideks programmi vilistlased on läinud edasi siis tegevjuhi teed, aga just selline parima finantsjuhi siis kehastunud kuju on siin meil olemas ja tuleb päris mitmes moodulis. Nii et see on, aga tõesti nemad kaks on siis kümnendik ja mul on ikka muid ja teistsuguseid pärle teile ka pakkuda. Kõik need lektorid natukene ongi, et teevad seda sellisest, ma arvan, et Anneli ei tule nagu teenima seda tunnitasu, mis ta siin saab, et ma võikski öelda, et need lektorid on selles mõttes hindamatud, et nad tulevad siia sellepärast, et paljud neist on siin aastaid käinud, neile tohutult meeldib see seltskond ja ka see, mis nad ise sellest saavad. Ehk nad on selline õhinapõhine on ka see lektorite kamp, kelle ma olen aastate jooksul kokku saanud. Ma natuke vahest vahetan, aga üsna vähe, nii et ja õnneks kõik lektorid siiski kohandavad ja uuendavad programmi, mõni siis vähem, mõni rohkem, aga et ka siin on tekkinud selline kooslus, mis on aastate jooksul aina paremaks minemas. Aga nüüd me olemegi umbes sellesse kohta jõudnud, kus nüüd ikkagi, et kui teil nüüd veel on mõni sisuline küsimus, mõni ka võib-olla administratiivne, neid oskavad küll vastata paremini EBS-i tiim, kuhu parkida ja kõike muud, on nemad palju-palju targemad. Aga ma võin proovida igal juhul ükskõik milliseid küsimusi vastata, juhul kui teil nüüd midagi on jäänud veel ebaselgeks. Natukene veel, et need kuupäevad vajalt, et te need pähe õppisite, aga need on siis tehtud niimoodi, et enne 10. kuupäeva ei ole ühtegi moodulit, sest et ikkagi finantsjuht tihtipeale on seotud ka kuu lõpetamisega. Ühelgi koolivaheajal pole ühtegi moodulit, finantskonverentsil ei ole moodulit, juhtimiskonverentsil ei ole moodulit, ehk et peaksid sobima teile need kuupäevad. Ja vist muud mul hetkel ei olegi teile öelda, kui et siis kas on küsimusi mulle või Annelile või EBS-ile. Ja kui te tahate küsida, siis te peate avama oma mikrofoni, lihtsalt igaks juhuks ütlen. Ma ise kipun seda unustama. Ja nüüd vähemalt mina näen ja loodetavasti ka teie, et küsimus on siis esimene küsimus selline, et kui ma ei ole finantsjuht, kas võib ka osaleda? Natukene ma sellele juba vastasin, et meil on siin väga erinevate ametinimetustega inimesi olnud. Loomulikult võib, mainisin ka juba seda, et eks ta siis üsna ikkagi häid teadmisi, üleüldisi siis ütleme äriteadmisi vähemasti eeldab ja kogemust siis äris. Ehk loomulikult võib, aga ta on ikka üsna süva programm selles mõttes, et siin chillida. Vahel mõni kukub maha, aga üleüldiselt muidugi võib. On kontrollereid, on pearaamatuid, on tegevjuhte, kõike on olnud ja kõik on seni kenasti hakkama saanud.
Jaa, et üldse, kui te ei taha häälega küsida, ma isegi ei öelnud seda, aga õnneks teie hulgas on väga taiplikke inimesi, ehk et Grete alustas siis kirjaliku küsimusega. Et äkki, kui te tahate kirjalikult midagi küsida, siis chatis on see võimalus. Ja järgmine küsimus, kas lõpus tuleb sooritada ka lõputöö? Tegelikult selle lõputöö asemel ongi see sama, võib-olla see küsimus siis viitab selle, et neid ainepunktid on ju ka selle asja eest võimalik saada 6 ainepunkti vist kogunisti, mis on muide väga suur number. Ja nüüd nendele, kes päriselt tahavad siis neid ülikooli ainepunkte saada, nendele siis on natukene eraldi teema. Ja seal on, esiteks läheb arvesse siis seesama ettevõtte finantsfunktsiooni arengukava, nii kirjalik osa kui ka esitlus ja teiseks vist peab tegema ka eksam. Me pole nüüd paar lendu pole keegi tahtnud neid ainepunkte saada, aga jaa, tõepoolest, siis on tõesti eksam ka. Aga andke teada ja ma vastan konkreetsemalt ja paremini kõigile nendele, kes soovivad ainepunkte saada selle kursuse eest. Ja kui kellelgi on küsimus, et kus saab kirja panna, siis ma arvan, et veebis või olen üsna kindel. Ja kui te veel ei ole pannud kirja, siis pange kirja. Ja kui teil tekib küsimus pärast, kui me siin oleme lõpetanud paari minuti pärast, siis kirjutage. Kui see on selline administratiivse iseloomuga küsimus, kirjutage EBS-i. Kui see on sisuline lektorite, teemade, mingi muu metoodikalane küsimus, kirjutage otse mulle hele.hammer@eesti.ee näiteks on asi, mis kindlasti. Väga hea küsimus, kui palju võivad võtta aega kodused ülesanded. Eks ma arvestan ju sellega, siin Anneligi veel minut enne ülekande algust klõbistas arvutil tööd teha, et nagu ma ka ütlesin, et eks me kõik oleme keskmisest töökamad ja töökohustustega koormatud inimesed. Et kuid siiski sellegipoolest on lisaks nendele kohal käimise moodulitele ikkagi teil ka kodus lugemist, eriti aru saanud, olid need kursusraamatud, aga lisaks siis kas või selle sama oma finantsosakonna kaardistamise ja arengukava tegemise jaoks te tõenäoliselt lappate läbi päris mitmeid materjale. Need on teile kõik alati nende teemade kaupa. Meil on siis kursuse see kodulehekülg veebis ka, kus kõik nii siis ettekannete presentatsioonid kui ka lisalugemismaterjalid on kõik kenasti ühes kohas koos. Pigem ma usun, et te tahate neid asju läbi lugeda ja teil on vaja neid asju läbi lugeda nii oma ettevõtte või ütlemegi peamiselt see ongi kõik ikkagi, et teil oma töös arenemiseks on see teile kõik vajalik ja kasulik. Ja nüüd mingeid siukseid ja siis need mõned kaasused on tõesti ka sellised, kus te peaksite siis tiimiga ennem kokku leppima oma strateegiad. Neid ei ole iga moodul, neid ei ole nendes moodulites, kus te nagunii peate oma arengukavaga tegelema. Aga kui nüüd keegi tahaks teada, et ma ei tea tundides või midagi, jällegi, nii palju, kui te ise panustate, nii palju te siit saate. Eriti ma ikkagi soovitan, kui te juba koha peal olete tulnud, et te siis oleksite 100% kohal. See on aeg teile iseendale ja ma pakuks, ma ei tea, korra kuus, 5 tundi nädalas näiteks, aga võite seda reguleerida, kuidas soovib. Et ma usun, et me ikkagi proovime siin koha peal hästi palju ära teha üheskoos. Seda pole vist keegi kunagi enne küsinud, väga hea küsimus. Sellepärast mu vastus oli selline mõtisklev. Ja palju palun. Nii. Ma arvan, et küsimusi pole sellepärast, et ma lihtsalt vastasin kõik juba etteruttavalt ära väga põhjaliku igakülgse presentatsiooniga, rääkimata siis Aarest ja Annelist, kes teile ka veel
olulisi asju rääkisid. Ma nüüd natukene nagu venitan, et äkki keegi siiski veel tahab midagi öelda, küsida, mainida, tervitada teisi või midagi. Sest kui te seda praegu teha ei taha, siis ongi nii, et meil on jäänud 2,5 minutit ja ma usun, et me võime selle ülekande praegu lõpetada, aga veel kord, kui teil vähegi on küsimusi, kirjutage, joonistage ja ma väga loodan teist siis enamust 13. septembril näha, et järgmisele ägedale lennule vastu minna.